Nii, head sõbrad, läheme siit edasi. Tere kõikidele, ma ei ole teile täna kõigile tere saanud öelda. Me valime 6. korda Eesti parimat juhti, juba 6. korda. Need me on meie korraldajad siis ehk Pärnu konverentsid ja Äripäev, Postimees, Tööandjate Keskliit, Pare ja lisaks sellele löövad valimises kaasa meie toetaja Luminor ja traditsiooniliselt siis juba Eesti eelmise aasta parim juht Kai Realo. Need on need, kes on siis valinud. Eesti parim juht on üsna edev tiitel. Kui me selle tiitliga Pärnu konverentsides alustasime 5 aastat tagasi koos oma koostööpartneriga Pare, siis meil oli endal üsna niisugune ebalev olemine. Et see tiitel on vägev, et kas me ikka tegelikult liiga suureliseks ei muutu, kuidas me valime, mis need kriteeriumid on. Kuidas me ikka tegelikult saame väita, et just see inimene on Eesti parim juht. Ja mis siis saab, kui me kuulutame selle konkursi välja ja eriti mitte keegi ei osale, et küll oleks piinlik. Samas jällegi see eesmärk oli üllas ja me arvasime, et see väärib riski. See eesmärk oli selgelt, et Eesti juhtimine vajab mitte ainult arendamist, vaid Eesti hea juhtimine vajab ka tunnustamist. Ja juhtus nii, et me sellest oma ujedusest saime üle ja tegime selle asja ära. Esimesel korral osalejaid ei olnudki hirmus palju, aga õnneks ei olnud neid ka mitte vähe sugugi. Ja me saime endale kohe väga väärika esimese parima juhi Lauri Taburi Sisekaitseakadeemiast. Mida aasta edasi, seda paremini on läinud, seda rohkem on osalejaid, meil on väga head juhid esitatud kandideerima parima juhi tiitlile. Ja nagu me oleme alati öelnud, tegelikult ei ole võitja mitte ainult see üks, kes lõpuks jäetakse lavale, vaid kõik need, kes on esitatud ja need 3, kes välja tuuakse. Hea on minu arvates ka see, et üha rohkem inimesi ja ettevõtteid on valmis seisma oma heade juhtide eest. Nad on valmis märkama seda, et nende ettevõttes on head juhid ja nad toovad seda välja. See on hästi tore. Et me ei kuule suugi ainult seda, kuidas meil ettevõttes kõik on halvasti ja ülemus on loll. Tegelikult inimesed märkavad. Tore on ka see, et põhimõtted, millest me oleme algusest peale lähtunud, on need samad. Need 3 põhimõtet või kriteeriumit on kõigepealt pikaajaliselt head tulemused, teiseks laitmatu maine ja 3. panustamine Eesti ühiskonda laiemalt kui ainult läbi siis oma otsese äri või organisatsiooni. Need me oleme neist lähtepunktidest kinni hoidnud, need on meid hästi teeninud. Ja ma arvan, et me oleme teeninud ka päris hästi oma eesmärki tunnustada Eestis häid juhte ja head juhtimist. Et olgem ausad, ikkagi ka Äripäeva veergudele on lihtne sattuda siis, kui mingi jama on lahti. Seda, et ühiskond märkaks, et see või teine juht on aastaid oma tööd hästi teinud. See ei tule kergelt, see ei jõua naljalt sinna. Ja vähemalt on 1 kord aastas selle ürituse raames on hea meel selle üle, et ka meedia on siin nii aktiivselt kaasas, nii Äripäeva kui Postimehe siis näol. Nii, aga lähme nüüd siis selle aasta konkursi juurde. Selle aasta 3 nominanti on Agus Orainen omanimelisest advokaadibüroost, Risto Mäeots Magnetic MRO-st ja Jaanus Vihand Coopist. Lavale ma neid veel ei kutsu, vaatame kõigepealt ära ühe video. Tegemist on järjekindlalt uudishimuliku ja ambitsiooniga inimesega. Ago on alati rahulik. Isegi kui ta jääb kohtumisele hiljaks, siis ta on alati rahulik. Ta ei lähe kunagi närvi, ta on väga tasakaalukas inimene. Eile mul sai 2 aastat Soorainenis ja selle aja jooksul mul oli tohutu eneseareng. Ehk siis Ago on loonud sellist keskkonda, kus inimesed tunnevad ennast koduselt ja tahavad õppida. Selle raamatu pealkiri võiks olla eestimeelne soomlane, kes kujundab Baltikumi õigusabiturgu. Ago juhtimisstiil ei ole üldse ülevalt alla, ehk siis meie ettevõttes nii partnerid kui ka assistendid on võrdsed.
ja ma olen alati üllatunud, et kui võimsa ettevõtte Aku on teinud ja kui südamlikuks inimeseks ta on jäänud, et ta on uskumatult siiras inimene, et kui ta käib välismaal, siis ta alati toob midagi magusat, alati kallistab, alati küsib, kuidas läheb, et selline isiklik lähenemine. Ja kui ta näeb, et ma pean midagi rasket tõstma, siis ta alati tuleb appi. Ja kontoris ta tunneb ennast nagu kodus, ta käib sussidega ja joob piparmünditeed. Kriitilistes situatsioonides on Agu, nagu ütleksime, kui Agu on soomlane, siis nagu Jari-Matti Latvala või Esa-Pekka Lappi, kes kasutab nii pidurit kui ka gaasi. Agu on tegelikult järjekindel, aga mitte kangekaelne, paindlik, aga mitte pehmo. See oli mõned aastad tagasi, oli jõulupidude aeg, erinevaid pidusid erinevates kohtades ja Agu Soraineni kolleegid ootasid teda Telliskivi linnakus vabal laval. Ta pidi sinna tulema. Kellaga hakkas saabuma, Agut ei olnud. Siis läks tund või 2 mööda, Agu jõudis õnneliku ja õhetavana ja siis selgus, et ta oli läinud mitte vabalavale õigeks ajaks, vaid kultuurikatlasse. Ja oli kultuurikatlas vaadanud, et mitte ühtegi tuttavat nägu ei olnud ja oli siis uurinud, kuhu ta on sattunud ja oli sattunud ühe teise ettevõtte jõulupeole. Aga ta oli ennast ilusti seal tutvustanud, ta oli ilusti vastu võetud ja tulemuseks oli see, et kui Agu sealt ära tuli, siis ta sai sealt paar väga head ärikontakti. Ehk see lugu iseloomustab seda, et seal, kus keegi teine võib näha probleemi, näeb Agu võimalust. Kallis Agu, vaatamata sellele, kuidas see konkurss lõpeb, sinu suur Soraineni perekond alati toetab sind. Sa oledki juba meie jaoks parim juht ja me väga armastame sind. Ma ütleks töökas. See on vast kõige õigem sõna. Järjepidev. Temast kirjutatud raamatu pealkiri võiks olla näiteks Hunt Kriimsil 9 ametit. Mitte, et ta nüüd nagu väga paljusid erinevaid ameteid võib-olla ei peaks, aga eks tal on erinevad näod selles mõttes, et meil ta on siin juhatuse esimees ja suur juht, aga peale selle on ta veel hobikorras, tegeleb suhteliselt põhjalikult idamaiste võitluskunstidega, siis on ta omal ajal vähemasti olnud ka väga suur ajaloohuviline ja sellel teemal mingi startupi ettevõtte, ma ei tea, siis rajaja või vähemalt käivitaja ja oma professionaalses karjääris on ta ka pidanud erinevates valdkondades ameteid, toiduainetööstuses, meelelahutuses, vist ka turvaäris, et tal on see ampluaa suhteliselt lai. Järjepidevus ja mis ongi millegi üllatanud, ta on suutnud panna ühistud koos töötama. Et seda ei ole nagu varem niimoodi, ma ei ole sellist koostöö teinud, nagu meil on tulnud viimase 5-6 aasta jooksul. Et see on, ei oleks kodanud uskunud seda. Jaanust võiks iseloomustada selline lugu, mida ma mäletan nendest aegadest, kui ma temaga koos Bauhofis töötasin. Seal oli üks selline meelde ja korduv motiiv, et kui kaubanduskeskuse ees või parklas sageli ikka juhtub olema, et need ostukärud vedelevad siin ja seal. Ja siis enamasti inimesed, kes ei olnud just nagu kärulükkajad, nad läksid neist ostukärudest niimoodi mööda, et nagu ei teinud väljagi. Siis Jaanus enamasti võttis selle ostukäru sabast kinni ja viis ta õige koha peale ja siis läks oma tööd tegema. Et mööda minnes hästi väike asi, aga nagu prügi ülesse võtmine või ostukäru ära lükkamine, et see oli nagu loomulik osa, et ta ei pidanud seda nagu kuidagi moodi paljuks, et ta nüüd tegi kellegi teise tööd või midagi sellist, sellise hästi väikse asjaga. Räägib. See võib olla see sama kärulükkamise episood, et ta on kindlasti juhina, ta ei hoia distantsi, et ta, ma ei tea, kas ta nüüd kõikide kolleegide nimesid teab, Laosmeel töötab siin
mingisugune mitusada inimest, aga kindlasti ta on nagu lähedane ja avatud ja suhtleb kõikide inimestega, keda ta siin koridoris näeb. Ja ma arvan, et see on üks osa sellest innustamisest, et ei ole nagu mingisugune selline pooljumal kuskil oma kabineti ukse taga kinni. Jõuline, innustav ja kui luurele minna, siis ma ei läheks isegi pakkima, kohe minek. Fireball, tulekera, et see energia ja see on ikka väga innustav ja raskes olukorras ma arvan, et see on see, mis seda ettevõtet edasi viib. Arvestades seda valdkonda, kus me töötame ja arvestades selle valdkonna dünaamikat, siis ma paneks raamatu pealkirjaks, et pidurid on nõrkadele. Ehk siis me peame otsuseid hästi kiiresti vastu võtma, need otsused peavad olema õiged, maksimaalselt õiged. Ja minu arust Risto on just täpselt see õige inimene, kes on suuteline kiirelt vastu võtma olulisi ja õigeid otsuseid. See võiks olla ka, see on alles algus, sest mina näen seda sisemist jõudu, sisemist tahet teha asja südamega ja tõesti pühendatult ja ma usun, et ühtepidi ma kardan, teistpidi ma usun jah, et mingi hetk võib see Eesti jääda liiga väikseks tema jaoks. Kuna Risto on noor juht, siis ma natuke kartsin, et võib-olla sellisest strateegilise juhtimise kogemusest ja ampluaast jääb natuke puudu, aga reaalselt märkasin, et hoolimata oma noorusele Risto on tõsine visionäär. Ta näeb võimalusi kohtades, kus enamus inimesi kõnniks kaarega mööda, ei tunnetaks nagu mingit ärilist potentsiaali ja samas ta suudab need ideed ju juhile omaselt muidugi maha müüa ja reaalselt ka ellu viia, et väga tugeva visiooniga inimene. Olles ka väga palju maailmas ringi liikunud, töötanud väga paljude erinevate juhtidega erinevatest riikidest, siis tohutu töövõime on muidugi nii-öelda juhtidele päris tihti omane, aga mis võib-olla ei ole nii omane, on see, et võime nii-öelda visiooni ja strateegia tasandilt väga kiiresti liikuda makrotasandile ja siis tagasi väga kiirelt lülituda ümber taas strateegilise ja visionääri tasemele ja see on ikkagi päris hämmastav, seda nagu väga tihti ei kohta, et nagu muusikaterminit kasutades ta suudab mitu oktavit korraga liikuda ja väga kergelt. Et see oli väga hämmastav ja väga positiivne muidugi. Aitäh, see oli üks tore video. Nüüd edasi ma paluksin siia lavale enda juurde Kai Realu, eelmise aasta parima juhi tiitlikandja. Kai, sind valiti eelmisel aastal parimaks juhiks ja siis millalgi sa ütlesid, et see oli su emale väga suur asi. Emadel ikka on oluline see, mida need lapsed teevad, et loomulikult oli jah. Kas ta siiamaani tuletab seda meelde, on see talle ikka veel suur asi? Ei, no ta sai sellest kiiresti üle, siis ta läks palju praktilisemaks. Järgmised soovitused oli juba see, et vaata, et sa nüüd nagu uhkeks ei lähe kõige selle asja otsa ja nii edasi. Nagu vanad inimesed ikka. Ega uhkeks võib minna küll. Kas sa mäletad, kunagi oli selline tore etendus nagu Armastus 3 apelsini vastu? Oo jaa, kindlasti. Ma arvan, et paljud saalis olijad ka mäletavad, paljud võib-olla ei ole näinud siin, ka noori inimesi mitmeid. Ja see oli üks selline tore koht, kus üks ütles niimoodi, et mina olen nüüd miss, mina teen igale kerjusele pai. Kellele sina oled nüüd hakanud pai tegema pärast seda, kui sinust miss sai? Kõigepealt ma tahaksin seda muidugi öelda, et praeguses Eesti ühiskonnas kõikvõimalikud sellised mõistukõned on kahtlane teekond, et äkki selle paralleeli jätaks välja selle kerjuse osa, aga võib-olla missiga küll on jah, selles mõttes hea paralleel, et kui sellised Ameerika missivõistlused on, nende käest küsitakse, et mis te siis pärast seda teete, siis nad räägivad sellest, et neil on nüüd missioon ja nad peavad nüüd tegema midagi. Ega tegelikult see, nagu sa ennem ka oma sõnavõtus ütlesid, ega see
parima juhi tiitel ei ole ju tegelikult tunnustus mitte mulle isiklikult, vaid lihtsalt inimestele, kes on võib-olla rohkem oma elust pühendanud nii-öelda juhtimisele ja juhtimise nii-öelda lahti mõtestamisele. Ja siis ma ka võtsin seda nagu südameasjaks, et kui keegi küsis, et miks sa teed ja kuidas teed ja mis sa sellest asjast arvad, siis ma ikka püüdsin vastu tulla ja sellest inimestele rääkida, et vahepeal muidugi oli päris õudseid momente, ma mäletan, ühte kontorisse läksin sisse ja siis oli 3 erinevat ajakirja või ajalehte, kus minu pilt oli kaane peal, see oli õudne, ma võib-olla järgmisele kandidaadile soovitan, et püüa kuidagi seda võitjale, et püüa kuidagi seda ajastada, et kõik nii ei juhtuks. Täitsa ilusad pildid olid, ma mäletan ka neid. Ja õnneks nad ei kasutanud samu fotosid. Nüüd sa oled siin ja ma palun, et sa jääksid praegu lavale, sellepärast, et nüüd me kutsume lavale kõik 3 nominenti. Aeg on siia paluda Aku Sorainen, Risto Mäeots ja Jaanus Vihand ja samuti lavale palun ma ka auhinda üle andma meie toetaja Luminori esindaja Silver Kuus. Olge head! Tulge siia! Palju. Tere, Risto! Ja enne, kui me päris auhinna juurde läheme, ma küsin teilt igalt ühelt ühe küsimuse. Ja see üks küsimus on selline, et see, et te siin täna 3 laval olete, see tähendab, et te olete midagi väga hästi teinud, väga õigesti teinud. Mis on see üks asi, mida te olete väga õigesti teinud, et te siia olete sattunud oma kolleegide survel? Alustas Arist. Jah, on kuulda, 1-2, vist ei ole. Vaatame, kas... Ma võin kõva häält ka teha. Vaata, siin on vist... Ma võin teha ka ilma mikrofonita, ma eeldan, et on kuulda. Nii, nüüd läks põlema. Nüüd on kuulda. Et mida ma olen teinud? Ma arvan, see video enne mis siin just jooksis, kõneleb ise enda eest, et mul on õnnestunud ümbritseda ennast väga tarkade heade inimestega ja mida ma olen korduvalt öelnud ka meedias välja, et noorte inimeste üks suurim probleem on see, et ei suudeta oma ego alla neelata. Ja see on midagi, millega ma olen igapäevaselt pidanud tegelema. Alati tahad olla kõige targem. Ja võtame näiteks seesama Astrid Viismaa, kes just kõneles, oli aasta finantsjuht eelmine aasta. Et kui selliste inimestega töötad, siis ma arvan, see tiitel tuleb. See tulemata ei jää. Aitäh. Minul teile midagi uut öelda ei ole. Ma olen seda siin samas lava peal 2 aastat tagasi rääkinud ja ka muidu öelnud, et ma arvan, et koostöö on see võti. Et meie organisatsioon Coop Eesti on 5500 töötajat, meil on 22 erinevat äriühingut, 19 ühistut ja keskühistu ja tütred. Ja ma arvan, et kui me poleks suutnud neid inimesi omavahel koostööd tegema panna, siis poleks ka midagi tulnud. Nii et kõik need inimesed, need 5500 ja kõik need 19 ühistut on omavahel väga head koostööd teinud, on teinud väga head tööd ja ainult see ongi põhjus, miks ma täna siin olen. Ja muuseas lihtsalt info mõttes, et see esimene konkurss, mis teil oli, ka siis ma olin esikolmikus, nii et ma olen siin tagasi nii-öelda. Ma ütleksin, et esimesena peab olema visioon ja idea, mitä sa tahat teha. Ja eile oli minu arust väga hea harjutus meil se, kun hakkasimme panemaan Lego-klotseja kokkuun ja pidimme tekemään partia. Ja mulkaan juhtus setasi, että niin esiteks oli tukev visioon ja idee, että mä tahan tehdä Baltikumissa väga hea advokaadibyroo, aga siis läks mõned aastat mööda ja oli siis büroo juba igal poolel ja siis hakkasimme tekemään partteja, siis igaüks teki oma parti. Ja siis mä saan aru, että tegelikult sellest ei aittaa, että sulla on idea ja visioon, niin sä peat hakkamaan juhtimaan ihmisiä, että kaikki teekö samasukuse parti. Ja samassa prosessissa niin kiinnostetaan, että sulla on koko ajan ne oikeat ihmiset. Koko ajan oikeat ihmiset. Ja mitte tekemään allahinluseet ihmisten kvaliteetis ja usaltusversuses ja selles nende väärtustes. Et kun sulla on oikeat ihmiset, siis tulevat oikeat klientit. Aga sellises järjekorras. Aitäh. Kai, kas sa oleksid lahke ja ulataksid meie kõigi poolt lille, et need on sinu käes, sinu kätes? Jah, ma annan kõigile lilled. Sest me jätame selle väljakuulutamise siis viimaseks.
me ei ole lilleneiuna töötanud päris pikka aega. No. Käib sul selle tiitliga nüüd kaasast. Aitäh, Kai. Aitäh teile kõigile kolmele. Ja nüüd Silver Kuus Luminorist teeb teatavaks meile aasta 2019 Eesti parim juht. Mikrofon. Natuke vara veel. Et Luminori poolt tahaks öelda, et nagu te neid härrasid kõiki siin laval näete, et tegemist on tõeliste ärimaastiku gigantidega ja see valik kindlasti oli väga-väga raske. Nüüd selle härra osas, kelle ma kohe siin hetke pärast välja kuulutan, võiks öelda seda, et see inimene on näidanud viimastel aastatel, et ta suudab pöörata väga suurt organisatsiooni ja väga suuri protsesse positiivses suunas, mis on tegelikult väljendunud ka nüüd siis oluliselt paremates majandustulemustes. Tema eetika ja moraali baromeeter on paigas, nii nagu enamus inimestele tundub olevat õige, ja mitte ainult maja sees, vaid ka majast väljas ja äripartnerite vastu. Ja võib-olla kolmandaks, et ta on olnud väga selgete ja säravate arvamustega ka selle üle, et kuhu Eesti majandus võiks areneda, mis on meie valukohad, ja ta ei ole jätnud neid arvamusi enda teada, vaid on ka julgelt tulnud ütlema, kui teda miski häirib, kui ta arvab, et saab teha Eestis oluliselt midagi paremini. Ja kui te nüüd, härrad daamid, lubate, siis aasta parim juht 2019, Jaanus Vihand, Coop Eesti! Aitäh! Tee pilt ära. Tehke pilt vast, kolmeks ära. Või on juba korras sellega? Aitäh küll. Agu, aitäh. Aitäh sulle. Ja täna mina teid kõiki kolme. See on, Jaanus, ole jää sina veel lavale. See on Pärnu konverentsidele ja Parele ja teistele korraldajatele, Äripäevale, Postimehele, Tööandjate Keskliidu väga suur au päriselt, et me saame teid mitte ainult tunnustada, vaid me saame teid tegelikult valida. Aitäh teile. Ja ma loodan, et see teie hea juhtimine innustab Eestis ka väga paljusid noori inimesi, noori juhte tegema seda hästi ja veel paremini. Et te olete teinud oma tööga elu Eestis paremaks. See on väga suur asi. Kai, ole hea, astu sina ka lähemale siia. Et vestleks siis natukene veel kolmekesi. Kõigepealt, tahad sa midagi ise kõigepealt öelda selle asja peale? Äkki ka ema tänada? Ma nüüd hakkasin neid ajakirju kartma, millest Kai rääkis. Minu jaoks kõigi intervjuude ja kogu muu sellise osa kõige ebameeldivam osa pildistamine ka selle sama asja jaoks. Ei ole sul ka häda midagi. Ma olen õppinud selle käigus modellidest lugu pidama. Tegelikult on see ikka juba raske töö, see pildistamine. Kai ütles eelmisel aastal siin peale seda tseremooniat, et tema juurde tööle saamise kontrolli küsimus on see, et kas sa Dilbertit loed ja saad sellest aru. Kuidas sinuga, kas sa loed Dilbertit või oled lugenud? Ma olen lugenud Dilbertit ja aegalt, kui mulle mõni leht näppu satub, kus ta on, siis ma loomulikult vaatan seda. Aga ma ei ole selline tõsine fännklubi, kes pidevalt seda asja vaatab. Sinu mõelest väga naljakas ei ole? Ei, on ikka, mõned on täitsa naljakad, aga elus on nii palju huvitavaid asju, millega sa pead tegelema, et sa ei jõua päris kõike järgida, igat Dilberti osa või igat Netflixi seriaali või mis iganes need asjad on. Tuleb mingid valikuid teha lihtsalt. Kas sa Kai võtaksid Jaanuse tööle? Loomulikult kõige parem ju see, mida juhtidele soovitatakse, et võtta endast alati targem inimene tööle, et Jaanus kahtlemata on minust targem. Et küsimus on lihtsalt see, et kui ja kiiresti ma peaksin oma tööd alle siis andma, et see on teine küsimus. Kas sina võtaksid Kai tööle? Absoluutselt, me oleme Kaiga siin, vahepeal me viskasime nalja juba, et me pea kõigil konverentsidel, kus me sattusime koos just olema niimoodi erinevate ettekannetega või erinevates saalides, nüüd päris tihti oli see mõned aastad tagasi, nüüd viimasel on see vähemaks jäänud,
võib-olla sellepärast, et ma olen rohkem ei-sid õppinud ütlema, kuna pole aega igal pool käia, aga Kaiga me puutume jah, päris tihti kokku ja see väide, et ma temast kuidagi targem olen, ma lükkaks selle ümber, et ma olen kohati päris tihti tundnud just vastupidi täpselt, nii et viisakad inimesed mõlemad. Eelmisel aastal meil esines siin laval Pärnu juhtimiskonverentsi peaesinejana Michael O'Leary, kes on Ryanairi juht. Ja siis küsiti tema käest niisugune küsimus, et kuidas te motiveerite laiskasid inimesi? Tema ütles selle peale, et ma motiveerin neid niimoodi, et kas te teate, mis ta ütles? Ta ütles nii, et ma motiveerin neid niimoodi, et ma lasen nad lahti. Kuidas teie motiveerite laiskasid inimesi? Kumb vastan peaks Kai või no vasta ära, siis... Ma ei oska öelda, mulle endale tegelikult tundub, et ma ise olen ka loomupoolest laisk, et ma olen mõelnud vahepeal, et kui oleks kommunism ja ma saaks võtta täpselt nii palju, kui ma tahan ja andma peaks nii palju, kui kommunismis peab andma, siis tõenäoliselt ega ma ka liiga palju ei viitsiks tööd teha, aga mul on iseloom natuke selline, et ma ei ole harjunud nagu teiste peale selles mõttes lootma, et las keegi teine teeb ära, et ma olen aru saanud, et sa pead ise vähemalt otsast kinni võtma, et asi liikuma hakkaks ja mõnikord ka siis seda asja lõpuni vedama. Nii et mina usun seda, et loomupoolest laisad inimesed on tegelikult, võivad olla palju loomingulisemad kui usinad töörügajad, kes kaevavad kraavi piltlikult siit kuni lõunani ja midagi muud ümberringi tähele ei pane. Need, kes on loomult laisad, mõtlesid välja ekskavaatori tõenäoliselt. Need, kes on olnud laisad, on mõelnud välja väga palju muid põnevaid asju, nii et ma arvan, et laiskus on elus üks edasiviiv jõudusid ja tuleb need inimesed lihtsalt õieti käima panna. Kai, mida innovaatilist on sinu laisad teenindus ja oma töötajad välja mõelnud? Oi, meil on näiteks praegusel hetkel see vorstikeeramise äpp näiteks ja siis kõikvõimalikud äpid, mis võimaldavad kiiremini teha teatud rutiine, mis varem tuli kuskile paberile kirja panna, et nüüd saab teha ainult mobiiltelefoniga piiks ja kõik toimib. Jah, laisad inimesed on leidlikud, seal võib ikka suur õnnetus ka taga olla, kui siin ju Eesti tööõnnetuste arv paar aastat tagasi hüppas üsna järsult tegelikult, raskete tööõnnetuste arv. Ja uurisime, et mis seal taga nagu peamiselt on Tööinspektsiooniga, siis kõige rohkem seal taga oli see, et inimesed olid laisad, see eelkõige just tööstussektoris, kus seadmete kaitse vahendid muutsid töö ebamugavaks, nad olid laisad, nad kerisid selle sealt pealt maha ja siis tekkisid rasked tööõnnetused. Ma arvan, et ega teil ka kasti pealt alla kukkumine, reeglite mitte järgimine laiskusest ei ole vist tundmatu teema. No muidugi laiskusega on ka see, et laiskus ei ole ainult üks laiskus, vaid tõenäoliselt on laiskus väga erinevaid skaalasid, on ju valgest kuni tume mustani, nii et neid, kes seal enda ja teiste elu ohtu seavad oma laiskusega, neid tõenäoliselt tuleks motiveerida nii nagu Ryanair teeb. Neid, kes võib-olla suudavad oma laiskust mobiliseerida mingiks innovatsiooniks, neid mina pigem hoiaks ja aitaks kaasa, et nad siis oma eeldusi kasutaksid. Mida sulle on andnud juhtimises võitluskunstidega tegelemine? Väga palju. Et selles raadiointervjuus, mis ma andsin, ma tegelikult nagu suhteliselt tõmbasin ennast paljaks ja rääkisin kõik asjad ära, mis mul öelda oli, mul midagi uut öelda ei ole. Kõik ei ole seda kuulnud. Kes ei ole intervjuud kuulnud, siis ma arvan, et esimene kõige tähtsam asi, mida see on mul õpetanud, on respekt. Respekt ka vastaste suhtes, ka nende suhtes, kes ei ole sinuga samal arvamusel, kelle eesmärgid on teistsugused. Respekt selleks, et aru saada, miks nad midagi teevad nii, nagu nad teevad, mis võimaldab sul jällegi paremini oma argumente välja tuua ja ka respekt oma töötajate, kolleegide suhtes, et see padukapitalismi kergekäeluses, et nagu Ameerika filmides tihti on, et you are fired ja nüüd võtame järgmise inimese, siis vastupidi, et ma näen seda, et juhtidel on vaja partnerit areneda ja ma näen seda, et töötajatel on vaja partnerit nii oma kolleegide kui ka juhi näol, et nemad saaksid areneda ja see on täpselt sama nagu on võitluskunstide treening, kus sa aitad nõrgemaid järgi ja tugevamatega arendad ennast edasi ja selle käigus õpid õpetamist ja selle käigus õpid ka uusi tehnikaid. Kas sa Circle käid, oled sa klient? Muidugi, pidevalt, kui ma sõidan maakoju Kesk-Eestisse Tartu lähedale, siis ikka vahepeal võtan mõne kohvi ja vaatame, kuidas see äpp töötab seal, see vorstikeeramise äpp. Mis soovituse sa Kaile annaksid kliendina? Jah, ma annaks talle võib-olla mitte saali ees ühe soovituse. Ei anna ära. Ükskord oli natukene pahane ühe reklaamlubaduse täitmise peale seal ühes tema teenindusjaamas.
aga ma ei oska selles mõttes midagi nagu talle öelda, et nüüd kui sa niimoodi hakkad tegema, tabab sind igavene õnnistus, sest et tegelikult nad on hästi tublid ja kui Kai jutte kuulata, siis nad on eeskujuks mitte ainult siin Eestis olnud, vaid ka mujal maailmas oma selle kontseptsiooniga ja minu arust on see tegelikult ju, kui me vaatame, mis on toimunud siin tanklate seas, kus igal pool on nüüd need kohvid ja saiakesed ja muud asjad, siis see on ju sealt poolt tulnud põhiliselt käima läinud, see muudatus. Ei no kui nad tublid ei oleks, siis Kai ei seisaks siin. Aga mida ma soovitan, ma ei tea, ma arvan, et toidu kvaliteet neil on hea, kütus neil on hea kvaliteediga, asukohad on täiesti okeid, võib-olla võiks siis hindasid natuke alla lasta, et iga tarbija tahab odavamalt, et meie tarbijad küsivad meie käest kogu odavamaid hindasid, siis mul on nüüd hea võimalus ka Kai käest küsida, palun anna odavaid hindasid. Ja Kai ütleb kohe, vaatab siin, et kus need poliitikud on, et palun andke need aktsiisid nüüd tagasi jälle. Kohvil muidu aktsiisi tänapäeval ei ole, aga... Ma ka lootsin, et nad on veel siin, kui ma saan aktsiisidest rääkima hakata. Jah. Kai, sina juba tead, mida mina sulle tahaksin öelda Circle K kliendina, et ma olen seda paar korda öelnud. Ma esindan nimelt teejoojate ametiühingut. Kai, kui palju sina satud Coopi-poodidesse? Mina satun Coopi-poodidesse, kuna ma elan Pääskülas ja üks suurema valikuga poode põhimõtteliselt on Coopi Maxi Market, et kindlasti satun. Sama küsimus sulle. Mida saaks Coop paremini teha? Ma arvan, et paremini, keeruline on öelda, mis saaks paremini teha, ma arvan, et küsimus on see, et mina nagu kliendina tahaksin, et mõned oleks mugavamad, et arvestades Maxi Marketi suurust, ma tahaksin endale seda tõuksi, et käru küljes oleks ka tõuks, elektritõuks, et saaks nagu kiiremini sellele saalile ringi peale, et see on võib-olla see nagu praktiline palve. No ma arvan, et kui mina ei osanud Kaile väga palju soovitusi anda, temaga mulle mitte liiga palju, siis mõlemad meil, kui küsida, et mis te enda ettevõttes saaks paremaks teha, siis me suudaksime tõenäoliselt päev otsa neid punkte ette lugeda, mida kõike saaks paremaks teha. Et meil on ka ikkagi väga palju neid asju, millega me ei ole rahul, mida me tahame paremaks teha. Mõne asja juures on vaja selleks rohkem aega, mõne asja juures on vaja rohkem mõistust, aga selge on see, et see pidev areng meil toimub ja kogu aeg me tahame paremaks saada. Aga mul on üks väga hea soovitus Jaanusele nagu juhina, et see oli päris huvitav kommentaar, et mis mulle anti ja siis mõtlesin, et kui küsida, et mida ma annaksin Jaanusele kui juhina soovituse näiteks tema töötajana, siis nagu küsimus on selles, et kui ma oleksin su töötaja ja ma läheksin oma tädi juubelile ja istuksin ümber laua ja kõik küsivad, et kus ma töötan ja siis ma ütlen, et ma töötan Coopis ja siis kõik vaatavad mind, milline vedamine, sul on sihuke juht. Ja siis võtmeküsimus on selles, et kas ma ütlen selle peale, et jaa, muidugi. Käitu nii. Küsin seda, et kui ma küsiks, hakkame Kai sinust pihta, kui ma küsiks sinu laste käest, mis on sulle elus kõige olulisem? Mis nad vastaks? Ma arvan, et see küsimus või vastus on aja jooksul muutunud, et kindlasti mingil hetkel on olnud see, et kõige olulisem on see, et tund aega pärast töölt tulekut ära räägi minuga. Aga tegelikult mind tundes ma arvan, et mu tütar ütleks, et senikaua kui ema teeb tööd, mis talle meeldib, siis kõik muud asjad loksuvad paika väga kiiresti. Kuidas sinu veel? No sellega nüüd samamoodi nagu on segmenteerimisega, et Eestis tihti küsitakse, mida tarbija tahab ja ma olen korduvalt seda rääkinud, et ei ole niisugust asja nagu üks tarbija, on väga palju erinevaid tarbijaid erinevat huvidega, keda saab väga erinevat moodi segmenteerida. Väga palju erinevaid lapsi. Mu lapsed on kõik erinevas vanuses ja tõenäoliselt nad annaks väga erinevaid vastuseid, et kõige väiksem tõenäoliselt arvab, et minu jaoks maailmas kõige tähtsam on õhtuti tema endale kukile saada ja ringi kablutada mööda tuba. Vanemal on võib-olla natuke teine arusaam, aga ühes ma arvan, vähemalt vanemad on kindlasti ühel meelel, et nad teavad, et mulle meeldib väga õppida ajaloost ja mõelda, kuidas saaks maailma paremaks teha. Mul on siin isegi üks tätoveering keha peal, mis ladina keeles ütleb, et mis inimene see on, kes maailma paremaks ei muuda. Kas sul lapsed peavad olema kuidagi osa sellest maailma parandamist? Oi, ma proovin oma lapsi niimoodi kasvatada, et ma ei seaks neid surve all, et ütlen, et nüüd sina pead õppima arstiks või sina pead käima minu jälgedes, et ma pigem näen samamoodi, et ma vaatan ja ütlen neile tõtke rahulikult, et ei pea täna välja mõtlema, mida te 2 aasta pärast tegema hakkate, sest võib-olla 2 aasta pärast on täiesti uued töökohad või täiesti uued asjad, millega te hakkate tegelema, nii et ma proovin neile seda survet kindlasti mitte peale panna. Aga me teeme koos asju, näiteks mu vanem tütar on täna 17-aastasena juba sama võitluskunstide kooli üks instruktoritest, õpetab naistele naiste enesekaitset ja arendab ennast sellega edasi, nii et kindlasti me kuidagi kaasame, mõlemad lapsed on käinud koos minuga vibu laskmas
et noh, loomulikult sellised peretegevused ja perehobid mingit mõju neil avaldavad. No pressure, lapsed. Viimane küsimus mul teile mõlemale. Mis on need asjad, mida ainult teie juhina saate oma ettevõttes teha? Mitte keegi teine ei saa. Mina võin vastata, selles mõttes, et kogemus on näidanud, et tegelikult ikkagi tippjuht määrab ära selle organisatsiooni kultuuri, need alusväärtused, et need võivad olla paberil kirjas millisena iganes, aga kas need lähevad kokku paberil käivaga või sellega, mis siis tegelikult organisatsioonis toimub, selle paratamatult määrab ära tippjuht. Tahab ta või taha? Jah, selles mõttes on Kaile väga raske vastu vaielda, et ma olen alati tippjuhi rolli vaadanud kas siis lihtsalt treenerina või mängiva treenerina sõltuvalt organisatsioonist ja sõltuvalt ajahetkest, et meil on endal kujunenud sellised 15 punkti niisugust põhimõtet, millest me lähtume oma tegevuses. Jällegi selles raadiointervjuus on mõningaid nimetasin, kus kõige esimene punkt on see, et me nice to have asjadega ei tegele, vaid tegeleme ainult asjadega, millel on reaalselt mõõdetav tulemus. Vastas juhul me kulutame aega ja raha ja samasuguseid punkte on veel 14 ja kõige viimane punkt on see, et me töötame hästi-hästi palju, sest ilma tööta, kuigi kõik tahaks saada kuidagi kergemini läbi, siis reaalsus on muidugi see, et tuleb tööd teha, et ma lihtsalt tuletan jälle meelde seda ütlust, mida ma olen mitu korda öelnud, et kui Erki Noolelt kunagi küsiti, et miks ta jõululaupäeval trenni teeb, siis ta ütles, et ta tunneb, et see on just see päev, millega tema saab teistes eelis, et teised võib-olla võtavad kergemini ja kui tema selle päeval trenni teeb, siis see annab talle eelise konkurentide ees. Et seda töötamise, muidugi mitte mõttetu töötamise, vaid niisuguse sihipärase mõistliku töötamise tähtsust ei saa alahinnata ja kõik need punktid, mis sinna vahele jäävad, on samamoodi, et seesama treener või mängiv treener siis tegelikult peakski jälgima, et see meeskond neid asju järgiks ja vajadusel siis meelde tuletama ja õigele joonele tagasi viima. Aitäh! Ma loodan, Jaanus, et sa oled tuleval aastal valmis kaasa lööma parimate juhtide selle valiku žüriis ja loodetavasti leiad ka aega, et Pärnusse tulla, et siis järgmise aasta parimale juhile see tiitel üle anda. Äripäev kindlasti annab sulle need kuupäevad juba varakult kätte. Jah, ma kindlalt lubadust igaks üks Janne, nagu kuupäevad teada, aga põhimõtteliselt küll. Aitäh sulle, aitäh Risto, aitäh Agu ja aitäh kõigile nendele juhtidele, keda esitati, aga kes nende 3 hulka siia täna lavale ei jõudnud. Ma küll võtsin sult peaaegu sõna ära, aga ma lihtsalt lõpetuseks kasutan veel kord võimalust, et tänada kõiki meie Coopi tublisid töötajaid. Et see auhind, mille ma siia küll selja taha pingile panin, kindlasti ma ei võta seda enda oma, vaid see on meie kõigi ühine, nii et suur aitäh kõigile Coopi töötajatele ja kõigile meie ühistutele ja inimestele, kes selle nimel on pingutanud. Aitäh! Ja nüüd on vaheaeg. Või on veel midagi vaja edasi öelda? Ei ole, tund. Vaheaeg.